Aga miks teie kool üldse otsustas osaleda selles kampaanias? Tänu minule, kuna meil oli vaja pilootkoole üle Eesti ja Harjumaal osutus mulle lihtsam seda omas koolis läbi viia. Kui palju võib üldse väikse lapse, siis esimese klassi lapse kott kaaluda? Tegelikult kuni 4. klassini võib olla 3 kilo ja alates siis 4. kuni 6. 3,5. Ja kuidas tegelikkus on? Esimene klass praegu oli tegelikult üsna head tulemused, aga 2., 3., 4. läheb üle piiri. Et see ei ole ikka, võiks olla kergemad kotid. Ma kuulsin mingit siseinfot siin, et üks kott oli lausa 7 kilo kaalunud, et mida need lapsed siis kaasas kannavad? 7 vist päris palju olnud, aga üle 6 on ikkagi olnud ja see on nagu ikkagi päris raske, sest üle normi on see ja see neile on raske juba rühti, see mõjutab ka väga palju. Aga kuidas olukorda parandada, kas sul on mingit mõtet? No kindlasti peaks lapsevanemad jälgima seda, mida üldse lapsed kaasa võtavad, ehk siis kui nad võtavad terve nädala sealt kaasa, siis see ei ole ikkagi, et pigem tunniplaan järgselt ja siis kindlasti ka kooliga, et kool peaks vaatama tunniplaani ja tegema selle nii mugavaks, et neil ei oleks liiga palju asju ühel päeval kaasas. Kas selle nädala jooksul on ka mingeid muutuseid toimunud, et nüüd, kui te olete nagu neid numbreid näinud, et kas on ka kotid läinud kergemaks? Ma ei oska öelda, ta ei ole päris kergemaks läinud. Ma arvan, et ma saan siis alles jälgida, kui me teeme seda teistkordselt näiteks. Ja kui me need analüüsid saadame ära Eesti Õpilaste Liitu, kus ma ka tegelikult olen avalikus poliitikagrupis, kui me need analüüsid saadame ära, et siis ma arvan, et peale seda näiteks teha aasta hiljem uuesti ja vaadata, kas on midagi muutunud, et siis saaks alles hinnata. No nii, rääkige, kuidas on, kas koolikotid on rasked? Jaa. Aga mis koolikoti raskeks teeb? Kõik kooli asjad. Aabid, siis teeb pinal ja näiteks matemaatika, töövihik ja... Kas on ka mingi õpik, mis on kohe kindlasti hästi-hästi raske? No näiteks nagu matemaatikaõpik või... Matemaatikaõpik ei ole raske, see on niisugune kerge, aga aabid on jah päris raske. Aga kas näiteks siis, kui on kehalise tund, kas siis on kott eriti raske? Ei. Ei ole, aga kas... Kas muidu on ka niisugust võimalust, et te saate oma raskeid õpikuid vahel kooli, et ei pea iga päev kaasas tassima? Jaa. On jah? Mõned asjad on olnud mingisugused hästi kerged, niisugused ruudulised vihikud ja niisugused joonelised vihikud.